Siis veel üks. Galaatlastele 3, 17, 18. Terve Galaatlaste raamat on tegelikult täis valesti tõlgendusi ja selle Galaatlaste raamat on ka see, millest pidevalt tulistatakse vastu. Aga Galaatlaste see, aga Galaatlaste see. Õnneks on Peetrus ise ütelnud Pauluse kohta, et tema kirju on valesti tõlgendatud. Ja neid on vahest raske mõista. Teine Peetruse 2 ja 14. Sellepärast, armsad, seda oodates püüdke, et ta teid 13 ütleb, aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Sellepärast, armsad, seda oodates püüdke, et ta teid leiaks veatumana ja laitmatuna rahus. Meie issanda pikka meelt arvake õndsuseks, nõnda nagu ka meie armas vend Paulus. Teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda. Sellepärast 16 salm, nagu ka kõigis kirjades, milledest sa räägid neist asjust, kus on raske aru saada mõnest asjast, ütleb Peetrus ise Pauluse kohta. Mida aga õppimatud ja kinnitamatud inimesed nagu muidki kirju väänavad iseenese hukatuseks. Nii et kristlik kirik ei olnud esimene. Galaatlaste 3, 17, 18. Ma ütlen seda, Jahvee poolt varem tehtud vanne, testament, ma ei tea, ma olen siin midagi, vandetestamenti. Vana testamenti ei saa 430 aastat hiljem antud seadus muuta kehtetuks, nii et see tühistaks tõotuse. Ehk siis Brit Hadasha tõlge, see on nüüd siis aramea keeles seaduslik toora osa, mis ilmus 430 aastat pärast, ei muuda Jahvee poolt antud vannet ega tühista tõotusi. Sest kui pärand tuleks seaduse alusel, siis ei tuleks see enam tõotuse alusel. Jahvee on aga Abrahamile armu osutanud tõotusega. Mis seadusest siin Paulus räägib? Räägib sellest samast toorast, mille Jahvee andis Moosesele Siinai mäel. Pärast Egiptuse väljaminekut 430 aastat, pärast Iisraeli väljaminekut Egiptusest 430 aastat hiljem. Ja ta ütleb, et see ei tee tühjaks tõotusi, mida Jahvee andis Abrahamile. Või tegelikult eelnevalt juba Noale, veel enne seda Aadamale. Ja sest on vahe seadusliku käsu ja tõotuse vahel. Ja ta ütleb siin seaduslik toora osa, sest Jahvee pidas oma Abrahamile antud tõotust. Ehk siis see, mis anti Siinai mäel, ei tühistanud tõotust. See, mida ta Abrahamile andis, see täiendas seda. Jahvee tegelikult päästis Abrahami tema usu tõttu ja tema õnnistas Abrahami Iisraeli kaudu. Ehk siis Abrahami järglaste Iisraeli kaudu tervet maailma, saates maailmale Messia kui ühe Abrahami järele tulijatest. Ja seadusel, tooral, käsul on 2 otstarvet. Üks on positiivne, mis ilmutab Jahvee tahet ja tema loomust ja näitab inimestele, kuidas elada tema pühaduses. Ja negatiivne pool on see, et seadus tegelikult paljastab patu. Ta paljastab inimese patususe ja näitab, et ei ole võimalik olla Jahveele meelepärane, täites kogu seda seadust omast jõust ja käsumeelsusest. Ja tegelikult ei olegi seda võimalik pidada. Sellest me rääkisime, kui me vaatasime Apostlite 15. peatükki. Sellepärast, et Jahvee tõotus Abrahamile tegeles Abrahami usuga. Seadus aga keskendub tegudele. Ja seadus näitab, kuidas kuuletuda Jumalale. Ehk siis tegelikult tõotus viib meid päästele. Ja seadus on siis see meie vastus, meie tänumeelsus selle pääste eest. Usk ei tühista seadust ega ole sellele vastandiks.
Ja samamoodi seadus ei tühista usku ega tõotust. Sellest räägib väga selgelt Jaakobus. Jaakobuse 2, 14-26. Mu vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid tal ei ole. Kas see usk suudab teid päästa? See oli Jaakobus, algkoguduse juht, algkoguduse ülemus, kes oli Jeshua vend. Kas usk suudab teid päästa? Kas usk universaalsusse kristlusesse suudab teid päästa? Pääste küsimus on siin. Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidusest ning keegi teist ütleks neile, minge rahuga, soojendage end ja sööge kõhud täis, aga ta ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku. Mis oleks sellest kasu? Nõnda on ka usuga. Kui seal ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. Aga mõni võib öelda, sinul on usk, aga minul on teod. Näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. See on sama, kui sa armastad oma vanemaid, oma lapsi, oma abikaasat. Siis need käivad käsi käes. Sa armastad neid. Armastus ei tühista tegusid. Kui sul on, ja see ei ole ka ühekordne asi, kui sul on näiteks, ma ei tea, kodu koristamata, siis sa ei koristad üks kord ja edasi usud, et kõik järgnevad korrad saavad iseenesest puhtaks. Vaid sa tegelikult teed midagi. Ja sellepärast see kirjakoht, ta ütlebki niimoodi, et tõotus ja leping, tõotus ja käsk, tõotus ja juhendid, need on omavahel seotud. Üks ei välista teist ja üks ei tühista teist. Mõlemad on omavahel seotud. Tõotus on endiselt olemas. Üks on tegeleb meie usuga, meie teega päästele ja teine tegeleb sellega, kuidas me vastame Jumalale. Kuidas me edasi elame. Veel galaatlastele 4:1-5. Ma tahan öelda, nii kaua kui pärija on väetilaps, ei erineda millestki orjast. Ehkki ta on kõige isand, vaid ta on eestkostsete ja majapidajate meelevalla all kuni isa määratud tähtajani. Nõnda on ka meiega. Kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algjõudude meelevalla all. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jahve oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime poja seisuse. Et te olete ka pojad, siis on Jahve läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Abba, isa. Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg. Aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jahve kaudu. Kuid siis, kui te ei teadnud midagi Jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi Jumalad. Orjuses mille all? Tekib küsimus. Kas käsu all? Kirjakoht ütleb selgelt, orjuses maailma algjõudude all. Jeshua tuli meid lahti ostma maailma algjõudude meelevalla alt, keda nad varem orjasid, keda meie varem orjasime. Ja kes siis on need, kes ei teadnud midagi Jumalast? Kes olid galaatlased? See võib-olla aitab ka mõista üleüldse tervet galaatlaste kirja, sest võti nende mõistmiseks ongi see, et me teame, kellele see kirjutati, millal see kirjutati, miks pärast see kirjutati. Ja taas annab meile Piibel vastuse, kes olid galaatlased. 1. Peetruse 1:1. Peetrus, Jeshua Messi apostel, Pontoses, Galaatias, Kappadookias, Aasias ja Bitüünias, hajali elavatele majalistele. Galaatias. See on tegelikult täiesti eraldi teema ja ma räägin sellest pikemalt teinekord. Aga ma annan lihtsalt teile ülevaate, et Iisraelis oli 12 suguharu. Jaakobil oli 12 poega. Tegelikult seoses kahe Joosepi poja sissetulekuga
lõpuks jooksis see 12 kokku. Kuid oli 12 suguharu vastavalt Iisraeli poegadele. Kui kuningas Saalomon sai valitsejaks, siis tegelikult pärast kuningas Saalomoni surma oli esimest korda see, kus tekkis lõhe 10 suguharu ja 2 suguharu vahel. Ja nimetataksegi nagu Põhja ja Lõuna kuningriigiks. Iisrael ja Juuda. Põhja ja Lõuna. Ehk siis Iisrael oli Põhja kuningriik, Juuda oli Lõuna kuningriik. 2 suguharu olid Benjamin ja Juuda suguharu. Ülejäänud 10 olid kõik Iisrael, ehk siis Põhja kuningriik. Need olid 10 Iisraeli hajutatud suguharu. Ja lõpuks juhtus nii, et 10 suguharu pärast Saalomoni surma eraldus. See on eraldi lugu, mida võib lähemalt lugeda teinekord, kuid nad eraldusid ja nad tegelikult rajasid endale uue riigi, mille pealinnaks sai Samaaria. Hiljem hakati seda territooriumi nimetama Eefraimiks. Ja tegelikult ka Piiblis räägitakse siis 10 suguharust kui Eefraimist. Eefraim oli üks tegelikult Joosepi poegadest. Süüria vallutas Samaaria aastal 722 enne Kristust. Ja süürlased tegelikult hajutasid täielikult need 10 suguharu. Süürlastel oli kombeks, et nad ei viinud rahvast mitte lihtsalt vangi, vaid nad asustasid ka selle territooriumi, kust rahvas ära viidi erinevate teiste rahvastega, kes olid samamoodi nende alluvuses. Nende eesmärgiks oli see, et see rahvas kunagi enam tuleks kokku. Ja eriti kuna juutidel oli nende ainujumal, neil oli oma toora, siis juute oli väga raske hajutada, kuna iga kord, kui nad taas, kas see väike käpu täis, 10 meest oli vajalik selleks, et teenistust hakata taas pidama. Ja see alati tõi selle rahva kokku ja ühte. Aga nüüd süürlaste eesmärgiks oli täielikult hajutada need 10 suguharu üle terve impeeriumi. Ja need 10 suguharu, nad ei tulnud tagasi. Mikspärast on täna Iisrael või juutide nimeks on juudid? Sellepärast, et tegelikult ainult Juuda suguharu tuli tagasi. Juuda suguharu ehk siis Jeruusalemm vallutati hiljem aastal 586, aga nemad tulid siis Koorese ajal, anti neile võimalus tulla tagasi ja ehitada üles taas tempel. Ja seda tegi Juuda suguharu. Ja sellepärast ongi meil tänapäeval nii-öelda juudid. Aga kõik muu, need 10, need olid tegelikult, kes kunagi tagasi tulnud, need olid Hajuvil asuvid, Hajuvil elavad majalised. Nad olid kunagi olnud juudid, aga nad olid täielikult oma identiteedi kaotanud. Need olid 10 suguharu, kes olid kaotanud oma identiteedi ning ei tundnud enam oma Jahveed. Ja Galaatlaste 4.7 salm räägib just nendest. Ta ütleb, kui te ei teadnud midagi Jahveest, siis, kui te olite juba kaotanud oma identiteedi, oma suhte Jumalaga, te orjasite neid, kes loomult ei olnudki Jumalad, ehk siis nad tegelikult orjasid juba ebajumalaid. Siin on slaid, mis näitab seda lõhet. Jerobeam oli see kuningas, kes lahutas 10 Iisraeli suguharu Juudast. Nad lahkusid Jeruusalemmast ja ehitasid endale ebajumalad Taani ja Peetelisse. Nendeks ebajumalateks olid kuldsed vasikad, mida me tunneme tegelikult ka juba Siinai mäelt. Ja Rehobeam, tema oli tegelikult Saalomoni poeg, kelle juurde jäid 2 Juuda ja Benjamini suguharud. Nii et nad tegelikult hakkasid pidama ebajumala teenistust. Jerobeam ja 10 Iisraeli suguharu. Ja need 2 ebajumala templit, need vasikad, ehitatigi selle eesmärgiga või rajati selle eesmärgiga, kuna Jerobeam kartis,
et äkki hakkab 10 suguharu pühade ajal, mis on seatud, käima Jeruusalemmas. Ja siis nad lähevad tagasi Rehobeami juurde ja Jerobeam kaotab oma võimu. Ja sellega ta kuulutas rahvale, et need on nüüd teie jumalad. Need on need jumalad, kes tõid teid Egiptusest välja. Kummardagem nüüd neid jumalaid. Galaatlastele 4:9-10. Nüüd aga, kui te olete Jahve ära tundnud, pigem küll on Jumal teid ära tundnud, kuidas te siis pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle uuesti tahate orjata. Te peate päevi, kuid, aegu ja aastaid. Ja siin räägib Paulus nendest samadest galaatlastest, kes olid oma identiteedi kaotanud, kes teenisid oma paganatest ebajumalaid. Nad ei olnud enam juudid, aga samas, kui seda kirja kohta kasutatakse süüdistamaks judaismi, süüdistamaks juute, ehk siis öeldakse, et te tahate jälle orjata, te tahate tagasi minna Toora juurde, te tahate jälle pidada šabatit. Justkui oleks see orjus. Justkui oleks Toora nõrk ja vilets algaine, mida see tegelikult ei ole. Sellepärast, et Paulus räägib siin nendele galaatlastele, kes ei olnud. Nad ei olnud enam juudid. Nad olid oma identiteedi kaotanud. Nad olid juba ebajumala teenijad. Ja Paulus tegelikult hurjutab neid mitte tagasi minemast, mille orjaks nad olid. Sest esimesel sajandil tegelikult kõikidel olid omad pühad. Ja mitte ainult juutidel ei olnud pühad. Mitte ainult juutidel ei olnud teatud päevad, mida nad järgisid. Mitte ainult juudid ei ohverdanud, vaid absoluutselt kõik, väga palju oli ebajumalaid. See oli see polüteismi aeg, millal valitsesid tegelikult ebajumalad. Iga asja jaoks oli oma jumal. See tähendab seda, et kõik need, kes teenisid ebajumalaid, ka neil olid omad ajad, päevad. Nad pidasid ka oma nii-öelda jutumärkides šabatit. Nad pidasid ka oma päevi. Ja nemad olid need, kes pöördusid. Nemad, kes kummardasid, nõrkasid ja viletsaid algaineid. Vahe seisnes selles, et need ebajumala teenijad, sektid, nemad kummardasid oma teemaneid, oma ebajumalaid. Järgisid ebajumalate inimeste poolt seatud korda, kuid aegu ja aastaid. Aga juudid järgisid tegelikult õige jumala seatud päevi, aegu ja aastaid. Aga probleem seisnes selles, et olid olemas ka need religioossed juudid, kes tegid seda käsumeelsusest. Ja siin Paulus ütleb tegelikult, et te olete olnud nende ebajumala teenimiste orjad. Ja nüüd, kuna paganaid hakkas üha rohkem ja rohkem tulema, siis tegelikult need juudi rabid, nemad jutlustasid Pauluse vastu. Nad ütlesid, et Paulus õpetab teile valeõpetust, sellepärast, et Paulus ei käsi ümber lõigata. Ja nemad üritasid siis pärast seda, kui Paulus oli lahkunud linnast, nendele nii-öelda oma identiteedi kaotanud juutidest paganatele öelda, et tulge ja pidage hoopis meie pühi, meie šabateid. Aga eesmärgiks ei olnud mitte tuua neid tõelise Toora juurde, mitte tuua neid Jumala armastuse juurde, vaid taas orjusesse. Ehk siis siin on mõlemad asjad on orjused. Kas sa pead Jumala käsku inimeste seatud pärimusi käsumeelsusest või sa pead ebajumalate teenistust käsumeelsusest. Sellepärast, et ebajumalat teeniti lootes oma tegudega midagi ära teenida. Ja need religioossed juudid täpselt samamoodi, nemad oma tegudega tahtsid midagi ära teenida. Ja nüüd tuleb Paulus, kes ütleb, oot, et teie, kes te nüüd olete oma identiteedi kaotanud, ärge minge tagasi taas käsumeelsusesse, judaismi, vaid see, milleks Jeshua on teid vabastanud. Ta on toonud teid vabadusse, selle vabaduse käsu juurde.
mida ei järgita mitte käsumeelsuses ja mis ei vasta inimeste pärimustele, vaid mis vastab ainult sellele, mis on kirjas 5. Moosese raamatus. Ma ei tea, hästi alasti ma seda suutsin selgitada. Nii et need päevad, kuud ja aastad, Paulus ütleb, et ärge tulge ühest orjusest teise orjusesse, vaid olge selles vabaduses, mida Jeshua on teile tulnud tooma, selles vabaduses, mida annab tegelikult Toora. Tulge suhtesse, mille te olete kaotanud. Sest Paulus kirjutab edasi Galaatlastele 4:12, saage vennad niisuguseks nagu mina. Mitte nagu need religioossed juudid, mitte need, kes istuvad nagu ämblikud seal ja üritavad kõiki neid, kes on nüüd ebajumalateenistusest välja tulnud, enda võrku haarata. Et oma nii-öelda religioosse koorma neile peale panna. Ma anun teid, te ei ole mulle mingisugust ülekohut teinud. 4:17, nemad ei lipitse teie ümber hea pärast. Kes on need nemad? Nemad ei lipitse teie ümber hea pärast, vaid nad tahavad teid tõrjuda eemale minust, et te innukalt lipitseksite nende ümber. Nemad, kes on religioossed juudid, kes üritavad pöörata need paganateks muutunud juudid taas judaismi, taas orjusesse. Tõrjuda eemale Pauluse juurest, kes kuulutas tegelikult galaatlastele Jeshuat kui juudi messiat ja sõnakuulelikkust Toorale kui puhtale Jahve sõnale. Ja veel üks kirjakoht. Galaatlastele 4:21-27. Öelge mulle teie, kes te tahate olla seaduse all, kas te ei kuule seadust? On ju kirjutatud, et Abrahamil oli 2 poega, üks teenija ja teine vabanaisega. Teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi, vabanaise poeg aga tõotuse kaudu. Siin on võrdpildid, need 2 naist tähendavad 2 lepingut. Üks Siinai mäel orjapõlveks, see on Haagar. Haagar, see on ju Siinai mägi Araabias ja vastab nüüdsele Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega. Ent ülalasuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema. Mis asi tuli Siinailt? Esialgne Jahve plaan oli anda Siinail seadus ja vaim, mõlemad. Taevane konstitutsioon ja vaim. Aga mis välja tuli, oli see, et rahvas nõudis endale süsteemi. Rahvas nõudis endale preestreid, kuningaid, valitsejaid. Sealt tuli välja hoopis religioosne süsteem tegelikult, mis aheldas inimesed. Ja sellepärast ütlebki, Siinalt tuli orjus. Mitte Jumalalt ei tulnud orjus, vaid Siinalt tuli orjus. Jahve plaan seal Siinai mäe all oli tegelikult anda Toora kaudu elu oma rahvale. Tema plaaniks ei olnud eraldada leviidid, kes oleksid vahemeheks. Aga rahvas pööras selja ja valis hoopis religiooni. Me vaatame pärast neid kirjakohti veel. Ja sellepärast kutsub tegelikult Jahve oma rahvast tagasi. Täpselt samamoodi nagu Paulus, nagu ka Jeshua. Ta kutsub tagasi oma rahvast, eelkõige Iisraeli. Ta kutsub tagasi selle nii-öelda lepingu juurde, mida tahtis Jahve anda enne, kui rahvas valis religiooni. Ja sellepärast ongi kogu galaatlaste teemaks tegelikult ei ole mitte õpetus, kuidas elada, vaid selle teemaks ongi pääste. Ja seadus on allutatud Jeshuale. Haagar, Siinai mägi ja vastab nüüd selle Jeruusalemmale. Ehk siis tegelikult see on ka see, mis siiamaale kestab. Haagar sünnitas Ismaeli ja Ismael on tänapäeva araablaste esiisa. Ja need 2 lepingut,
Siinail orjapõlveks. See on Haagar, Siinai mägi. Ja see nüüd tänane Jeruusalemm, see orjad koos oma lastega. Ehk siis ka praegu tegelikult need Jeruusalemmas asuvad juudid, ka nemad orjavad. Need religioossed, kes ei ole vastu võtnud seda vabaduse ja suhtelepingut, mida tuli Jeshua tooma. Ka nemad orjavad. Niikaua, kuni see ülal asub Jeruusalemm, vaba naine, kes on meie ema. Vaatame nüüd siis korraks ka veel kirjakohti, et mis näitavad läbi terve Piibli, et Toora on igavene. Ma katsun siin kiiremini teha, et me jooksime vaheaja ja siis me räägiksime ka Shavuotist veel. Sakaaria 14:6-18 ja kõik järelenud kõigist paganatest, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, vägede issandat ja pidama lehtmäede püha. See on vastavalt Toorale. See on üks nendest palveränduri regalim pühadest. Aga neile maa suguvõsadest, kes ei lähe üles Jeruusalemma kuningat ja vägede issandat kummardama, ei saa vihma. Ja kui egiptlaste suguvõsa sinna üles ei lähe ega tule, siis saab ka neile osaks nuhtlus, millega issand lööb neid paganaid, kes ei lähe sinna üles pidama lehtmäede püha. Seesugune on egiptlaste patukaristus ja kõigi paganate patukaristus, kes ei lähe pidama lehtmäede püha. Ta räägib lõpuajast, ta räägib sellest, mis on tulemas. Ehk siis ta ei räägi sellest, mis kunagi oli, vaid ta räägib, see on Toora. Lehtmäede püha on üks nendest loomisseadustest, mida peab pidama ka siis, kui Jeshua tagasi tuleb. Jesaja 51:6. Tõstke oma silmad taeva poole ja vaadake alla maa peale, sest taevad haihtuvad kui suits ja maa kulub nagu kuu. Selle elanikud surevad otse kui sääsed. Aga minu pääste, Jeshua, Toora, jääb igavesti ja minu õiglust ei tühistata ega kaotata. Mis on õiglus? Mis on õigus? Heebreakeelne sõna on tsadik. Nii nagu Melkisedek tuleb Melech tsadik või Melech sedek, siis tsadik, sedek, olenevalt sellest, kuidas, mis parasugu vormis ta on, ongi õigus. Ja mida see tähendab? Tegelikult tähendab see Jahve õigete, see on vastavalt Piibli leksikonile Strongest. See tähendab, et see on Jahve õigete seaduste järgimine, õiged teod, seaduslik toimimine vastavalt seadusele. Nii et see ei ole mitte ainult heebrea keelest, vaid see on tegelikult ka vastavalt Piibli leksikonile. Võite üle järgi vaadata. Minul on Strongest kodus, võib-olla kellegi on Strong või need on veel mingisuguseid. Aga me leiame ka Piiblist endast vastuseid. Jesaja 51:7. Kuulge mind, õiguse tundjad, rahvas, kelle südames on minu Toora. Ärge kartke inimeste laimu ja ärge ehmuge nende sõimust. On siin midagi natukene vahele jäänud. 5. Moosese 4:8. Kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiged määrused ja seadused, nagu kogu see Toora seadus, mille ma täna panen teie ette? Siit tuleb üks piiblikohane tõlgendus, mida tähendab õigus. 5. Moosese 6:25. Ja see on meile õiguseks. Mis on meile õiguseks? Mis on meie õigus? Kui me täidame hoolsasti kõike neid käske Jahve meie Jumala eest, nagu ta meid on käskinud. Kui me täidame hoolsasti kõike Toorat, vastavalt sellele, nagu püha vaim meie südamesse on selle kirjutanud oma sõrmega. Laulsad 19:172. Minu keel kuulutagu sinu ütlusi, sest kõik sinu Toora käsud on õigus. Annab Taavet definitsiooni sõnale õigus või õiglus. Jesaja 48:18. Kui sa ometi oleksid tähele pannud minu Toorat, minu käske, siis oleks su rahu olnud nagu jõgi ja su õigus oleks olnud otse kui merelained.
Kui sa paned tähele, siis see on sinu õigus. See on sinu õiglus. Mattuse 5.6. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Toora ja Jahvee seaduste pidamise järele, sest nemad saavad küllaga. Kristlased mõtlevad, et Jeshua on meie õigsus ja meil ei ole vaja enam mitte midagi muud teha. Aga Piibli definitsioon ja ka sõnaraamat, teoloogiline sõnaraamat, annab meile hoopis teise mõiste. Ja kui sa nüüd lähed ja loed uue lepingu kirjakohti, kõiki kohti, kus on sõna õigus ja õiglus, lähtudes sellest, mida see sõna tähendab, siis ma usun, et see saab teile hoopis teistsugust ilmutust andma. Miika 4.1-3. Aga viimsel päevil sünnib, et issanda poja mägi seisab kindla nagu mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning rahvad voorivad ta juurde ja paljud paganad lähevad ning ütlevad, tulge, mingem üles Jahvee mäele Jaakobi jumala kotta, et ta õpetaks meile oma teid ja võiksime käia tema radu, sest Sionist lähtub seadus, Toora ja Jeruusalemmast Jahvee sõna. Ja see siin on samamoodi juba milleenium, kus Jeshua istub oma autroonil Jeruusalemmas. Valgus templist juba valgustab ja me ei vaja enam mitte mingit muud valgust kui ainult Jeshua. Ja siiski käib siin juttu Toorast. Ja Jahvee toob esile oma sõna, oma Toora. Ja sellepärast, kui me vaatame, kõik lõpeb Tooraga. Sellepärast ei ole võimalik, et kui vanas lepingus anti seadus, taevane konstitutsioon, Toora, et siis vahepeal, Uue Testamendi ajal, on see kaotatud. Ja siis lõpuaegadel tuleb ta taas esile. Nii et siin ei ole mingisugust loogikat. Ja pealegi, kuidas on võimalik kohut mõista, kui kõik liiklusmärgid on eemaldatud? Kui ei ole inimesele teada, mis on patt, kui inimene ei tea, mis on õige, mis on vale, kui ta lähtub ainult sellest, kuidas pühavaim juhib, sest ta ei ütle, et vastavalt pühavaimu juhtimisele ma mõistan kohut. Ei. Ta loetleb üles asjad, mis on Tooras. Vastavalt Toorale ta mõistab kohut. Ilmutuse raamat 11.19. Jahvee tempel taevas avanes ning tema templis sai nähtavaks tema lepingulaevas ja sündis välke ja kõuemürinaid ja pikselööke ja maavärin ja suur rahesadu. Mida me näeme taevas? Lepingulaevast. Mis on lepingulaekas? Toora. Taevane konstitutsioon. Käsuseadus. Kaks käsulauda on seal. Toora. Aaroni kepp, mis läks õitsema. Ja kruus mannaga on lepingulaekas. Ja see saab olema ilmutuse raamatu taevas. Seda on näha. Ja Jeshua ise valvab. Nii et see on taas kinnitus, et Toora ei ole tühistatud, vaid see saab olema seal, lõpuajal, taevases Jeruusalemmas. Ilmutuse raamat 12.17. Ja lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost, kes hoiavad tallel Jahvee käske ning kellel on Jeshua tunnistus. Ilmutuse raamat 14.12. Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jahvee käske ja Jeshua usku. Pange tähele taas, ta ei ütle, et kes usuvad universaalsesse Jeesusesse, Kristusesse, kes ütlevad, et minul on minu Jeesus. See, mis on vaenlasele probleemiks, mis on lohele probleemiks, ei ole mitte universaalne Jeesus ega püha vaim, vaid probleemiks on need, kes hoiavad alal Toorat
ja Jeshua usku, kellel on Jumala käsud, Toora ja kellel on Jeshua tunnistus. See on probleemiks vaenlasele. Matteus 19, 16, 17 ja vaata, keegi ütles Jeshua juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu. Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Jeshua ütle, hüüa halleluuja. Ta isegi ei ütle, usu minusse. Need ei ole minu sõnad, need on piibli sõnad. Ta ütleb seda, kui tahad ellu minna, siis pea käsud. Pea Toora. Mees ütleb selle peale, ma olen neid pidanud. Kuna ta oli rikas mees, aga Jeshua on veendunud, et ta pidas seda käsumeelsusest. Ta pidas seda nii-öelda Talmudi. Ta ei pidanud tegelikult Toorat, vaid ta pidas seda, mis on rabiinlik õpetus. Sest tol ajal õpetati just nimelt Talmudist. Ja me loeme ka, et rikas mees läks kurvalt ära. Siis tegelikult mingil hetkel ongi siin see vahe, et käskude taotlemine, Toora taotlemine ei vii meid käsu alla. Vaid kui me taotleme seda, mis on tegelikult 5. Moosese raamatus kirjas, kui me taotleme seda, mis on püha vaimu sõrmega meie südamelauakestele kirjutatud, kui me taotleme seda armastust, või kui me taotleme seda armastusest ja vastusena oma looja, oma Elohimi vastu, siis sa ei lähe käsu alla. Sest ma tsiteerin seda, mida ütles pearabi ise, Jumala poeg, Jeshua. On vaid üks, kes on hea, kui tahad ellu minna, siis pea käsud. Johannes, armastuse apostel. Johannese 14.15, kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Seda ütles Jeshua taas. Matteuse 5.17.21, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Roomlaste 3.31, me näeme, Paulus pidas Toorat, sest ta ütles, kas me siis tühistame seaduse usu läbi? Ei sugugi, vaid me kinnitame seadust. Paulus taas kinnitab, seadus ja usk ei ole vastandatud teineteisele. Nad mõlemad on vajalikud. Sest kui me elame ainult, sellepärast tuligi püha vaim, et meil oleks see tasakaal. Püha vaim tuli tooma meile, kirjutama seda asja meile südametesse, mis oli käsulaudade peal. Ta tuli meid välja tooma käsumeelsusest, et meil on mõlemad, vaimu juhtimine ja Toora. Üks ei vastandu teisele. Johannese 2.1 1. Johannese 2.1. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, ehk siis me vaatasime, mis oli patt. See oli tema käskude rikkumine. Kes patustab, ehk kes on tooratu, kes ei pea toorat, siis on meil eestkostja isa juures, Jeshua Messias, kes on õige. Õige, me vaatasime, mis oli õige, mis on õiglus. See, kes peab Jahve käske. Siin on need kaks sõna tõlgendatud vastavalt piiblile. Ning tema on lepitusohver meie eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb, ma tunnen teda, aga ei pea tema toorat. Tegelikult peaks igal pool olema sõna toora. See on valetaja ja temas ei ole tõde. Valetaja on see, kes ei taotle toorat. Nagu ka saatan. Tema on valetaja ja varastaja ja valede isa.
Tartekstis on selle sõna asene toorane. Kui sa vaatad, uues lepingus on lihtsalt see, et seal on enamasti tõlgitud kreeka keelest, suurem osa on tõlgitud kreeka keelest. Ja sellepärast on vaja tegelikult minna, vastavalt piibli leksikonil on võimalik minna vaadata kreeka keelne sõna ja siis otsida seda heebrea keelset vastet. Sellepärast, et originaalteksti heebrea keeles uuest lepingust ei ole peaaegu säilinud. On olemas aramea keelne küll. Ma tahan selle nüüd võimalikult kiiresti endale nii-öelda teilida, sest see on võimalik teilida. Mul ei ole seda endal. Ainukene, millest on säilinud mingil määral heebreakeelne käsikiri on Mattuse evangeelium. Et see on nagu kõige lähemal tegelikult see tõlge heebrea keelele. Aga mis puudutab teisi, siis sellepärast ongi need teoloogilised sõnaraamatud, kus sa tegelikult lähed, seal on nagu jaotatud kaheks. Kui sa võtad vanast lepingust sõnad, siis ta annab sulle heebreakeelsed vastused. Kui sa võtad, see on muidugi ingliskeelne tõlge on kõikidel taga. Ja kui sa võtad siis uuest lepingust, siis on kõigepealt, ta annab sulle siis selle kreekakeelse sõna. Aga on võimalik kreeka keelest võtta vastet, nii et see on arusaadav, et seal ei ole mitte suvalised käsud seadused, vaid tegelikult on igal pool ikkagi tegemist tooraga. Seal ei saanud midagi muud olla, sellepärast et uue lepingu ajal ei olnud olemas uut testamenti. Seal ei saanud midagi muud olla. Kui Jeshua rääkis ainult seda, mida ta nägi isa rääkivat või kuulis isa rääkivat, tegi, mida ta nägi isa tegevat, ta ei saanud millestki muust rääkida, kui ainult sellest. Praegu mul ei ole heebrea ja uus testament. Mismoodi see on tulnud? Tõlgitud kreeka kirjast? See on aramea keelest arvatavasti. Ja kuna ikkagi on messiaanlikud juudid olemas, siis loomulikult nemad loevad seda heebrea keelest. Ja ma usun, et see on tõlgitud aramea keelest. See, mis on heebrea keelne. Oleks muidugi väga huvitav seda vaadata, mis sul on. On see sul nagu siis ainult heebrea keeles või see on? Heebrea keeles. Ma isegi 100% ole kinni, kas see inglise keele paralleel on, ennast on ainult heebrea keeles. Sest et tegelikult mina olen otsinud ja ainus, mis ma olen leidnud, ongi aramea keelne. Mina ei otsi mitte midagi, mina otsin Olevsti kirikust laua pealt alutada. See oli vene keelest küll ju? Ei, heebrea keelne. Sa ütlesid, et see oli vene keelne? Heebrea keelne. Viimane kord, ta rääkis vene keelsest? Ei, heebrea keelne. No selge. Nii, aga siis on väga põnev seda vaadata. Sest mul on olemas venekeelne, mis on otse tõlgitud, sõnaga Brit Hadashast. Sul on Brit Hadasha, jah? No, ma toon ta siia, mina ei ole nii suur asjad võib-olla. Väga hea. Nii, aga roomlastele 8.7. Veel kord. Sest lihalik mõtteviis on surm. Vaimu mõtteviis on aga elu ja rahu. Sellepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jahve vastu. Sellepärast, et ta ei alistu Jahve seadustele, ta ei alistu toorale ega suudagi seda. Seadusel on vaid üks eesmärk, näidata, et sa oled tegelikult teda solvanud oma hoolimatusega. Ta näitab patu peale, aga ta näitab ka seda, et sa oled olnud hoolimatu. Oma südame. Tema toora suhtes ja tuua sind tagasi meeleparandusele. Tagasi evangeeliumi juurde, tagasi Eedeni aeda. Danieli 9.4.5 annab taas tunnistust sellest, see on mul natuke vales järjekorras siin küll. Ma palusin istandat, oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin, Jahve, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab oma lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema toorat käske peavad. Me oleme pattu teinud ja eksinud, me oleme seadusetud, me oleme tooratud ja me oleme hakanud vastu, oleme taganenud su käskudest ja seadustest. Daniel 11.28.32 me näeme taas, et kelle vastu on saatan, kelle vastu on vaenlane. Daniel räägib ainult lõpuajast. Ja see on Daniel 11.28.31 ja tema, lõunakurjuse kuningas, seal oli tegemist lõuna ja põhja kuningatega, läheb tagasi oma maale suure parandusega ja ta süda on püha lepingu vastu. Vaenlane on ainukene soov on hävitada neid, kes peavad lepingut. Tema kõige suuremaks probleemiks on leping. Ta teeb, mis tahab ja läheb tagasi oma maale. Määratud ajal tuleb ta jälle lõunasse, aga teisel korral ei sünni nõnda nagu esimesel korral, sest kittide laevad tulevad tema vastu ja ta lööb kartma ning läheb tagasi, sajatades püha lepingut, sajatades toorat.
ja ta jätkab tegutsemist ning pöördub nende poole, kes loobuvad. Kelle poole ta pöördub? Kes on tema sõbrad? Kes on tema nii-öelda omad joped? Need on need, kes loobuvad pühast lepingust. Ja oma libekeelsusega ta hukutab keda? Lepingu rikkujaid, toora rikkujaid. Aga see rahvas, kes tunneb oma Jahveed, jääb kindlaks ja tegutseb. Need, kes jäävad lõpuni püsima, need on need, kes tunnevad tema lepingut. Kes peavad seda, jäävad kindlaks. Kes jäävad otsani. Sest oluline ei ole see, kuidas keegi alustab. Me kõik oleme mingisugusest kohast alustanud. Aga ta räägib, et kes jääb otsani püsima, see pääseb. Oluline on see, kuidas me lõpetame, kus kohas me lõpetame, millega me lõpetame. Kui me seisame tema ees. Ja sellega ma tegelikult toora teise osa lõpetaksingi. Ja kokkuvõttes me nägime, et see ei ole tühistatud. Pigemini on läbi terve pühakirja tema pidamise või tema taotlemise olulisus elu ja surma küsimusega. Isegi pääste. Mina ei oska öelda, missugustel puhkudel pääste võib oleneda toora pidamisest. Me vaatasime kirjakohti, Jaakobus rääkis, me vaatasime kirjakohti Jeshuas, kes tegelikult ütlesid, et pea käsud. Samas räägib kahtlemata uus leping ka sellest, et kui me võtame vastu juudi messia Jeshua oma päästjaks, oma issandaks, siis me oleme saanud osa päästest. Aga see ei tähenda seda, et see on midagi, mis automaatselt meie külge jääb, vaid me peame midagi sellest tegema. Sellest kinni hoidma. Näitama oma armastust. Ja tegelikult see lihtsustab meie elu. Meil ei ole vaja alati küsida kõiki asju ainult püha vaimu käest, vaid me võime ka minna tema sõnasse ja otsida lihtsalt püha vaimu käest kinnitust, kuidas ühte või teist asja mõista. Sest toora tegelikult hõlmab kõiki meie eluvaldkondi, absoluutselt kõiki. Eriti puudutab see pühadust, puhtust, selleks, et tema on püha ja tema on puhas. Ja see ongi üks nendest eesmärkidest. Nagu me vaatasime eelmises tunnis, et me õpiksime käima koos temaga, olema pühad, nagu tema on püha, elama selles, sest et see on armastuse leping, mis ta meile on andnud.